tervitus, Merike numbrite keel. Ja kallid numbrite keele kanalil olijad ja vaatajad, aitäh teid kõiki selle eest, et te siin olete. Ja tahtsin natuke kurssi viia, et miks see live kohtumine on meil ära jäänud pühapäeval. Teate, on olnud nii palju põnevat ja nii nagu ma kunagi ütlesin, kas kuu või 2 tagasi, et aeg-ajalt võivad nad ära jääda, aga alati saadan meelde tuletuse, kui see toimub, et teil kõigil on see silme ees, et ma ei hakka selliseid videoid saatma, et täna live ei toimu või äkki peaks, pange kommentaari, kas ma peaksin seda tegema, ma väga vabandan, kui väga paljud ootasid, ma sain isiklikult kirjasid selle eest ka, et nüüd läks niimoodi, et see nädalavahetus tõi hästi palju sisutihedust mulle ja suures eufoorias läks see kuidagi meelest ära. Aga vaatamata sellele ma olen ikkagi olemas. Ma arendan ennast ka kogu aeg ja eks minus ka tekivad igasugused sellised emotsioonid, kuhu kõike ja mida veel. Et meil siin Soomes käis selline vahva naine kui Marilyn Kerro, tegi sellise naiste õhtu ja osalesin seal ja see oli hästi huvitav. Ehk siis minule kui numeroloogile oli see hästi huvitav, sellepärast et tõepoolest koolis juba meil räägiti, et tarokaardid ja üldse astroloogia, kõik asjad on seotud numeroloogiaga. Tahame või taha, usume või mitte, aga nii see on. Ja sealt Marilyni esitusest ma sain ka selle kinnituse, see oli väga põnev. Ja siis ma käisin veel ühes hästi kihvtis asjas, kui Ajul loputus podcastis. Ja ma peaks mingi aeg selle salvestuse saama, siis ma panen selle klubilistele ülesse. Nüüd teil tekib küsimus, miks ma klubilistele selliseid asju panen. Ehk siis sellepärast, et ma tahan seda YouTube'i kanalit numbrite keel, mille siis kanali tellimine on täiesti tasuta. Lihtsalt see, kui klikid sinna ja siis sa saad alati need minu videod endale, siis see jääb puhtalt numeroloogiliseks. Aga kuna ma ise olen arendanud ka ennast aastate pikkuselt vaimsuse teel, see on põnev, ise ma esoteerik ei ole, esoteerilisi andeid mul ei ole, aga mul on väga tugev intuitsioon. Ja nii nagu ma ütlen, sünnikaardis, kui on olema sellised numbrid nagu 18 ja 9, siis need viitavad totaalselt esoteerikale. Et mul ei ole neid numbreid. Ja võib-olla selles suhtes, et isegi parem on, sellepärast, et ma püsin siiski numeroloogia maa peale, aga mind huvitavad kõik sellised asjad. Ja see klubilisus on täiesti vabatahtlik. Sa saad sinna tulla ja sinna ma olen pannud täiesti vabalt sellised, mis siis YouTube ise reguleerib. Et väärtusega, nüüd ma ütlen, siis ma eksin, aga mõlemad olid siis, üks oli väiksem summa kuutasuga, teine oli siis natuke suurem, aga need jäävad mõlemad siis sinna alla 5 euro. Et mul on selline tunne, seda saab ju niimoodi ka teha, et kui sa tahad mingit videot vaadata, sa lihtsalt justkui liitud ja sa saad ka kohe katkestada liitumise. Et peaks niimoodi ka olema. Ma olen ise niimoodi kuskile liitunud, et mingit videot vaadata. Nüüd ma annan teile lihtsalt selliseid näpunäiteid. Aga see on austuses selle panuse vastu, sellepärast, et need inimesed tulevad ka, et mõned inimesed, kes mulle tulevad sinna ka väärtust andma, me jagame omavahel mingisuguseid teenuseid ja panustame väga palju energiat sellele. Aga hästi palju põnevat on tulemas, ehk siis ja samas olen ma jätkanud ka sünnikaartide analüüsimist, nii kirjalikke kui suulisi. Et kirjalikes on see hea eelis, et seda saab siis umbes 2 nädala jooksul. Ja suulistega on see lugu, et kõik, kes nüüd olete järjekorras, kõik te olete mul ilusti kirjas. Ja nüüd, kui sa täna tuled selle mõtte peale, et sa tahaksid seda pikalt mõelnud, siis ma jõuan sinuni umbes novembri lõpupoole. Et täitsa vabalt saab ennast kirja panna ja tasumisega on ka selles suhtes väga mõnusalt aega ja üleüldse tasumistega on ka see lugu, et ma tulen alati vastu, et me saame ära jaotada seal maksegraafikud ja kõik asju, sellepärast, et see on selline suur investeering iseendasse. Ja samamoodi on see väga hea võimalus teha ka kingitusena oma lähedasele. See on täiesti vaba valik, sellepärast, et YouTube'i kanalil numbrite keel ma jagan nii palju juba väärtust teile.
vot siin ma tahangi ütelda ka seda, et ma teen siin ikkagi üleüldist informatsiooni, mida ma jagan. Kui ma räägin nüüd näiteks numbrist, kes on seal sündinud 7. või siis 5. või 6. ja sa tajud, et sind nagu absoluutselt see ei köida, siis mine kuula näiteks oma kuu tähendus, näiteks sa oled seal märtsis sündinud, mine kuula seda 3. Võib-olla see harmoneerub sinuga näiteks sellel aastal rohkem. Et ja no muidugi on ka see, et ma räägin ju plussidest ja miinustest ja siis on nii põnev. No kes see tahab endast kui miinuseid kuulata, aga noh, meil on kõigil neid, minul kaasa arvatud. Vot, et sellised asjad, et isiklikus sünnikaardis sa saad endast ju kõik teada. Et ma ei saa ju rääkida igast ühest teist 2000 inimesest ühes videos ära. Ma annan endast alati parima ja nii ta lihtsalt ongi. Ja ma olen nii tänulik teile kõigile, kes te saadate mulle kirjakesi, kes te küsite, annate mingeid ideid. See on nagu viimase peal, see on võrratu. Sest vahest ma ikka murran ka konti siin ja nii nagu ma ütlen, et kui küsimus läheb liiga keeruliseks, siis lihtsalt ma viitan väga ausalt, et see on juba sünnikaardi lugu. Aga kergematele mõtetele ma saan ikka kommentaari juurde panna. Ja vot sellised mõtted olid mul täna. Sest, et on nii põnev nädalavahetus olnud, et jah, eile tegelikult tulin Tallinnast, oli see podcast, oli väga pilvine ilm, aga oli väga lahe podcast, mis kestis umbes tunnikese, aga niipea kui saan selle salvestuse, siis ma panen siia klubilistele. Klubilistele üldse on tulemas nii põnevaid esinejaid. Ma ei hakka kõiki nimesid nüüd nimetama, te näete ise seda pealkirjast hiljem, aga teemade suhtes siis, mis mina siis teiste abiga tulen rääkima, on siis karmadest, kuidas karmasid lahendada, sest mina ju tegelikult sünnikaardist räägin sulle nendest karmadest, mis sul on, annan sulle ka soovitused, aga see töö iseendaga jääb ju sinule. Nii nagu mina oma karmavõlgadega pean juba ise tegelema, et siis nii ta lihtsalt on, see on lihtsalt see teadmine. Siis tuleb ka tarokaartide lugeja. Mul on juba hästi huvitava naisega Mailaga seal videoid, kes siis räägib ka kõigest, tema ampluaa on väga lai, väga huvitav naine. Siis tuleb rääkima üks naine poolvääriskividest. Siis on selline üks huvitav naine, kes intervjueerib mind. Küsimusi ma veel ei tea. See saab tulema hästi põnev. Et oleme mõlemad väga põnevil sellest. Tema võib-olla veel rohkem. Ja nii edasi. Tuleb väga palju huvitavaid asju ja tahtsin siit muidugi üleskutse veel teha. Kui sina näiteks tegeled ka mingi podcastiga või mida iganes oled näiteks mõelnud, et tahad teha podcasti, aga no ei julge, siis ma võin hea meelega olla sul esimene, kes seal räägib. Et mulle meeldib, kui küsitakse küsimusi. Näiteks nüüd ka ajuloputuses käisime, seal tuli nii huvitavaid küsimusi, mille peale ma varem polnud nagu mõelnud ja siis seal koha peal lihtsalt ütleme siis improviseerisin ja kasutasin seda infot, mis mul siis on olemas numeroloogiast, et see on nii vahva. Kas ma alati nüüd nagu 100% lähen täppi, aga ma kasutan seda kogemust, mis mul siis on ja seda eelkõige läbi teie abi ja usalduse siis suulised kliendid, seepärast, et ma arenen läbi teie, samamoodi ka kirjalikud, aga suulistega siis kõige rohkem, seepärast, et siis toimub meil väga palju suhtlust. Ma olen väga tänulik teile usalduse eest. Me puudutame seal ka sellist numbrit nagu 13 ja ka 15. Kui sellised asjad, sellised numbrid esinevad sünnikaardist, siis mis nad siis tähendavad. Ma saan teile ka siin nõksu rääkida ja ma olen seda ka rääkinud. Et kui 18, millest ma väga palju räägin ja 9, need viitavad esoteerikale, aga 13 viitab sellele, et kui see on eriti veel vaimsuse kolmnurgas, et siis sa oled mingisuguses elus endalt elu ära võtnud. Ja selles elus ta trigerdab sind kuidagi moodi. Seda ma räägin siis juba, siis kui sa sünnikaardi oled saanud ja sina, kes oled juba saanud, siis käi kuula kindlasti see koht uuesti läbi. Ja ma toon sinna ühe oma isikliku näite tavaliselt suulistele klientidele. Ja siis on number 15, mida on tegelikult eestlastel väga palju. Mul on ka Soome kliente olnud, ka neil on seda. 15 on siis sõltuvused. Ütleme siis tarokaartidest siit paralleele võttes on kurat või saatan, kuidas seda seal kuskil öeldakse. Ehk siis see, et
samamoodi see viitab ju nendele inimestele, kes on sündinud 15. et need ei ole üldse pahad numbrid, aga kui ta sünnikaardis sul välja tuleb, eriti kuskil suguvõsa näiteks karmamustris või niimoodi, see tähendab seda, et sõltuvusi on väga palju. Sõltuvusteks võib kõike nagu nimetada, mitte ainult siis nüüd ütleme see alkohol ja suitsetamine, aga ka liigne töötamine ja armukolmnurgad ja igasugused muud sellised suuramurrad seal. No on kohe, mille kallal nokitseda, mõtlen. No vot. Ja siis pange kommentaari, kes on seda enda kohal saanud juba tunda. Et te ei pea isiklikult mitte midagi rääkima, aga pange näiteks pluss, kui see on selline kõige kihvtim. Pange näiteks pluss või süda. Mõned panevad pluss ja süda, et siis kui sul on see olnud ja sa ei tahagi kommenteerida lihtsalt rohkem, lihtsalt sa tead, see on need kohad, millega sa pead tegelema. Minul on ka 15 olemas täiesti. Uhkusega kohe ütlen seda, et on mille kallal pusida. Ja mis siin ikka uhkeldada. See on üks selline, kui kõik on hästi, siis see 15 trigerdab ikka mingitel hetkedel. Ja vaat ei ütle teile, mis see on. Need, kes on pikemalt kanalil olnud, küll nad teavad juba välja lugenud. Osad kliendid ka juba teavad, ma olen ikka teile ka öelnud, et kurjam. Tuleb ja läheb ja tuleb. Vot selline asi on mul seal 15-ga. Jaa, aga vist rohkem midagi sellist, et püsi ikkagi kanali peal, sellepärast, et nüüd on tulemas järgmine Sats 8 ja väga palju põnevaid külalisi. Ja kui sul on jah selline soov ja tahtmine olnud ise teha mingi podcast, et ma võin tulla sulle külaliseks sinna hea meelega. Kui sa oled ise osalenud kuskil podcastis, mis on siis seotud sellise teemadega või kus see numeroloogia näiteks sobib, hea meelega hüppan kampa. Ja selles suhtes mul tuleb jah üks video sellise hästi vahva naisega. Ma ei tahagi rohkem rääkida siia, et vahvaid naisi on palju, kõik me oleme hästi vahvad. Põnev on see elu, põnev ja ma meenutan teile kõigile, et oktoobrikuu on nüüd ju tegelikult uute alguste kuu. Pane näiteks kommentaariks siia, millega sina oled sellel kuul alustanud. Ja näiteks isegi kui sinu isiklik kuu on näiteks kas 8 või 7, mul on see video seal olemas, mida siis tähendab iga ühele see oktoober, siis üleüldiselt see ikkagi tähendab, et mingi uue algusega sa nüüd alustasid. Oleks hästi vahva kuulda, mis asi see on. No niimoodi paari märksõnaga ei pea kõigest ära rääkima ja kui sa soovid, siis räägi rohkem. On ju? Võt sellised asjad. Ega rohkem midagi, kui käime metsas ära, käed külmetavad sobivasti. Päris sinne krõps on, aga hästi sinne värske. No nii, tšau, merike numbrite keel.